Just, discgolf või suusatamine? Golf. Golf? Jaa. See on minu uus lemmik spordiala. Väga tubli! Tere! Siin oleks see kompromiss vaja saada, et see paar kuud, kui on, mõtlen, see ei ole kompromiss, kui üks huvigrupp lükatakse lihtsalt kõrvale. Kompromiss eeldab seda, et kaks tegevust käivad käsi käes. Mina olen täiesti skateparki vastu 35 aastat. Skateparki, jah. Et me saame, et noored tulevad, kiire sõppun saada, korraks välja. Siin on igal alal oma spetsiifik. Ega me ei viska, kui suusataja tuleb. Ikka lastakse mööda. Lastakse jalutajad mööda, lastakse lastega mööda, oodatakse. Kas teil proua on üks olukord öelda, kus keegi on viga saanud? Mind on ähvardatud. Ei usu, et teid ähvardatud on. Ei usu. Siis tuleb politsei kutsuda. Kas te kutsusite? Tänavad on hea korrastamata, kõik pargid on tegemata, kõik on korrast ära. Tuleme siia, on kõik. Ei saa tulla kinni. Kes siin korraldamas on käinud? Kas te teate, kes seda korrastanud on? Kes hooldab seda rada siin, discgolfi rada, teate üldse? Terviseradasi. Seda parki konkreetselt, kes hooldab? Siin ei ole hooldamist. Ei, no. Tänan, et te kõik sellisel kujul siia täna tulnud oled. Antud üritus on Eesti politseis registreeritud avaliku koosolekuna. Olles ise Tõrvandis elanud Rubla ajast saadik, käinud siin lasteaias, koolides, teades kõike, millisena see park on varasemalt olnud ja milleks see nüüd saanud on ja kui palju keegi selle nimel vaeva on näinud, palju siia on inimesed panustanud, palju siia on omavalitsus panustanud. Oleme koos toonud pargi, mis meile kõigile on südamesse läinud ja kalliks saanud. See on siiani ainus park, mis on nii-öelda aastaringselt avatud. Nagu me kõik juba teame, siis vallavalitsuse äkkotsus 2 nädalat tagasi oli põhimõtteliselt päevapealt discgolf park metsas sulgeda. Tegi kõigile teistele hobisportlastele jäi park avatud. Koerajalutajad, kepikõndijad, rattasõitjad, jooksjad, suusatajad ja nii edasi. Põhjendati seda sellega, et discgolfarid rikuvad ära suusarajad, kas ülejäänud külastajad saavad parki sisenedes tiivad ja lendavad maast puudustamata mööda parki. Kas discgolfarid on vallavalitsuse arvates tahumatud ja harimatud kodanikud, kes teistega ja teiste tehtud tööga ei arvestaks. Seda enam, et varasematel aastatel said kõik huvigrupid samaaegselt parkmetsaala kasutatud. Siis äkitselt tekkis vallavalitsusel vajadus hakata tegema erandeid osadele huvigruppidele. Inimesed on selle pargi süda ja discgolfarid on väga suur osa sellest südamest. 5 aastat tagasi oli siin rägastik ja ei olnud hakkega kaetud radu, puhtaid metsasihte, puhastatud alusmetsa. Koos omavalitsusega on tehtud väga suur töö. Jah, piirinaabrid tegid ka siin ühe laupäevaku 2015. aastal ja korrastasid hetkel discgolfarite jaoks nüüdseks mitteaktiivset pargi poolt. Meie oleme siin veetnud pooled päevad aastast, et trimmerdada, puid eemaldada, pinke ehitada, haket laiali vedada. Meie eestvedamisel sai siia ka paigaldatud välikäimla. Ma oleks võinud kõik need suveõhtud siin trimmerdamise asemel hoopis kodus lastega mängida. Siin samas pargis treenib valitsev Eesti discgolfi meister Albert Tamm ja seda aastaringselt. Me oleme selle poolt, et kõik spordialad mahuvad ühiselt siia parki. Me oleme selle poolt, et ühiselt siin toimetada. Me oleme selle poolt, et kõigiga arvestatakse. Meil on ühine taevas ja maa ning miks meile võiks olla ühine park. Me seisame siin täna selleks, et näidata, et ka meil on hääl ning me ei lepi vaikides. Isegi kui tänane jääb viimaseks meie ühiseks koosviibimiseks siin pargis, siis me oleme selgelt näidanud, et igal kettal on hääl. Aitäh teile! Nüüd on siis teie kord ja teie võimalus härra Sarapult küsida täiendavaid küsimusi. Tere! See on minus elus esimene korda juhtum, kui mind kui spordimeest tahetakse panna teist pool rindejoont. Miks me praegu selle korraks kinni panime, ongi see, üle mitmete aastate on Eesti pool saabunud ilus talv. Keegi on discgolfarite vastu.
ka ma ise käin mängimas ja sõpradega on väga tore mäng. Et mina olen valmis kompromissideks ja otsin seda kompromissi. Ja nagu ütlesin ka Postimehe ajakirjanikule, et kui lumi on läinud, siis siin samas osapooltega saame kokku, käime selle metsa läbi ja vaatame, mis saab edasi. On ju heaks tavaks üle Eestimaa, et talvel pannakse discgolfirajad kinni. Reedel käis läbi siin metsas üks ka metsatund ja vaatas neid puid ja paraku tõesti paljud puud on väga kannatada saanud. Selleks ongi vaja rahulikult kokku saada, kuhu on vaja kaitsmeid panna, kuidas kaitsmeid panna ja siis rahulikult edasi mängida. Ja kes veel ei tea, siis siit Tõrvandi metsas saab sõitma hakata kuni Tartu linnani välja suusatada ja ka tagasi tulla, nii et suusarad on kõigile avatud. Miks te ei tee seda parki Kõrvemaa või Jõulumäe näitel? Seal on väga korralikud suusarajad ja kogu elu käib ja on eraldatud ka ruum discgolfile. Et kui te räägite, et siit saab kuni Tartuni välja sõita, siis miks te ei anna ühte osa discgolfile ja teist osa suusatajatele? Aga nii ongi tehtud, aga suusatuse paraku see maa on väga väike. Ja kui sinna variku teele minna, siis see kattub discgolfi rajaga, et sinna välja jõuda. Siit saabki Tartuni välja sõita. Sporti võib teha ka discgolfi väliselt, ega siis discgolfi mingi suusatada, palli mängida, ega on ka erinevad variante. Silveri kõnest sai mina aru, et koostöös vallaga on tehtud palju asju. Silver ei öelnud kordagi, et vald ei ole siin midagi teinud. Silver mainis, et ta on teinud koostöös vallaga. Ja nii see koostöö ongi, et mitte ainult discgolfi jaoks, vaid ka suusatajatele, kepikõndjatele, koeraga jalutajatele, kõikide jaoks. Aga siis tekibki küsimus, et miks siis ongi praegu üks huvigrupp tahaplaanile surutud, et kui kõik saavad koos teha. Ükski huvigrupp pole tahaplaanil. Sama hästi võid ka võimlejad öelda, võrkpallid, korvpallid, iga ala on kindlasti iseenda ala eest väljas. Ja ma jätkuvalt ütlesin, kedagi pole siit pargist välja aetud ju. Hetkel on see rada suusatajatele, nii nagu on ka paljudes terviseradadele. Et tegelikult täpselt see sama küsimus mul tekkis ka üles, et ma tean, et siin käib kusagil 100 inimest päevas discgolfi mängimas aastaringselt. Hommikul õhtul kogu aeg keegi mängib ja kõik mahuvad ka ära. Et see, et kui on võistlus, see on võib-olla erandolukord, et kui paar seltskonda, kes on sunnitud siit ära minema, kõik on mahtunud discgolfarid siia. See on tõesti suurusjärk on kusagil 100 inimest päevas, ma arvan, et oskavad siin teised paremini veel öelda. Suusatajaid, kas te olete loendanud ära, et praegult olekski see koht olnud või oleks nagu kena olnud, et kui on valla poolt info, mitu suusatajat on huvitatud just nimelt ainult siin suusatama, et nagu on, et ümbruskonnas on praegu superrajad, igal pool neil on kõigil võimalik natukene autoga edasi sõita, natuke suuskadega kaugemale jalutada, on nad juba ideaalsel rajal, discgolfarid lihtsalt seda võimalust ei ole. Et kui see suve oleks nüüd niimoodi, et siin käib 200 suusatajat, ainult siin nad saavadki ja ainult 100 discgolfarid, siis see oleks õiglane. Aga et võib-olla seda enne sulgemist oleks olnud kena nagu see osa läbi uurida. Ega ma jätkad öelnud, nagu kui discgolfi liiki saatis kirja, et mõni aasta tagasi 4000 ja nüüd on 20 000 discgolfi mängijat. Usun ja arvangi, et discgolfide arv on suur. Aga siin ei saa kaalukausile panna, suusatajad on vähe, lasem discgolfile. Me räägime sellised, et mõlemad alad võivad siia ilusti rahulikult mahtuda. Te lasite praegu kõrva tagant või nagu mööda ka selle asja, et ma nagu ütlesin, miks on siia vaja kokku saada, on ka see, et need samad puud ja kaitsmed ei ole sellised, nagu on Vooremäel või kuskil majal. Et vajavad korralikku paigaldust. Ja ma ütlen jätkuvalt, ei ole ühtegi otsus vastu võetud, et discgolfi parki ei ole. Aga on vaja läbi käia, leida see koostööpunkt, mitte lihtsalt emotsiooni. Teil on, praegu on 3 rada ja mitu discgolfi rada Kambja vallas on? Ma arvan, enamus valdes ongi veel üks, mitte rohkem. No just, me ei räägi sellest, et on need üks või mitu. Miks te selle ühe kinni panete? Aga siin on Tõrvandis on, ma ei viimast andnud, kas mingi 1700 elanikku on samas Tõrvandis. Et te ei ole rääkinud memmedega taatidega, kes tahaks või suusata, kes tahaks ka sõitma tulla. Emotsiooni pealt ei maksa praegu lihtsalt mind süüdistada. Nüüd on jätkuvalt, ma olen spordiinimene, loobin ka ise hea meelega taldrikuid. Aga tuleb leida see kuldne kesktee, et ka kõigil oleks siin võimalus sporti teha nii talvel kui ka suvel. See ei ole ju kuldne kesktee. Te kasutate sõna kompromiss enne. Aga see sõna kompromiss eeldab ju järgmine kordselt seda, et kõik huvigrupil oleks nagu
rõõmsad või rahul. Antud juhul, kui te ütlete, et siis kui lumi ära sulab, siis me saame kõik uuesti kokku, hakkame läbi käima ja siis vaatame, mis edasi saab. See ei kõla kompromissi moodi. Tehvandil on hüppemägi, kus võib-olla käib kümmekond inimest hüppamas, ega sellepärast ei taha, et paneme hüppemäe kinni, et mis nad ikka kulutame. Kui on talv, on suusarada anda suusatajatel ja selline otsus. Minu ettepanek on siin samas kokku saada, erinevate osapooltega rada läbi käia ja vaadata, mis saab edasi. Aga nautige talve, nautige suusatamist ja hoidke sellist positiivset emotsiooni, mitte sellist vihkamist. Ma olen kahe käega selle poolt, et suusatamine peab olema ka võimalik, et siin Parkmetsas, aga antud hetkel ma näen, et see suusatajate huvigrupp ei ole nii suur, et me peaksime privaatselt selle pargi neile eraldama. Et pigem selle asja taga on agressiivne piirinaabrite survestamine vallavalitsusele. Ja pigem ei näitaks näpuga nende suusatajate poole, sest nemad lihtsalt kasutavad seda võimalust, mis neile hetkel siia loodud on. Et kuidas see Parkmetsa üldse sai, ma ei tea, kui paljudest üldse on nagu kursis, milline see oli 5 aastat tagasi. Mina tean täpselt enam-vähem selles kohas, kus me praegu seisame, võib-olla natukene 15-20 meetrit tagasi sinnapoole minna, selle kunagis korvpalliplats, kus me väiksena mängisime ja ülejäänud ala oli siin kõik üks suur tuulemurdu täisrägastik. Siis oli see, kogu see Parkmets oli metskonna käes ja taheti seda asja lageraidesse võtta. Ja siis oli üks sökke mees, kelle nimeks Ülo, kes ütles, et võiks selle asja ette võtta, et ärme seda lageraidesse võtta, et teeme selle Parkmetsa hoopis. Tule Ülo, me tegelikult tegime sulle kõigi meie poolt ühe tänukirja, sa oled super inimene ja me kõik hindame sinu tegusid. Teeme korda, nii kui Üla ütleb. Loodame, et seda tervist ja jõudu tal veel jagub nii palju, et siin veel pikki aastaid seda parki sellisel kujul korras hoida. Inimesed jätkuvalt võivad siin kõndida selle nii-öelda vabatehnika ala peal, et siis klassikajälg on see püha kraal, mida ei tohi puutuda siin pargis. Et siis ma teeksin ikkagi sellise marsi läbi selle pargi discgolfi poole, et me läheksime kõik ühes koos ja kõnniksime. Kindlasti rõhutan sellele, et mitte sellesse klassikajälge astuda, et lähme nende loosungitega, teeme ühe sellise hetkel discgolfi ringi.